Iga käitumine on alati kommunikatsiooniakt. Me kõik käitume selliselt, et meie jaoks läheks mingi konkreetne olukord kuidagimoodi paremaks. Sama kehtib ka agressiivse käitumise puhul ja sama kehtib ka laste puhul. Laias laastus neid põhjusi, miks me ühel või teisel moel käitume, on 3. Üks on see, et me tahame, et meie jaoks ebameeldiv olukord lõppeks. No näiteks pean tegema mingeid harjutusi, mida ma tõesti ei taha teha. Teine põhjus võib olla see, et meie jaoks meeldiv olukord kestaks ikka veel edasi. Näiteks, et mul on pooleli üks põnev mäng, aga emaga saab magama minna. Ja 3. põhjuseks see, et mingi asi, mida me oleme pikalt oodanud, lõpuks ometi kätte jõuaks. No, näiteks oleme päev otsa mõelnud sellest, kui tore on kodus mingit lauamängu mängida ja see olukord ei jõua ega jõua kätte. Mõnikord jääb lastel puudu sõnadest, et oma emotsiooni väljendada. Mõnikord jääb puudu enesekontrolli oskustest. Mitte ükski neist asjast ei tähenda, et löömine oleks okei. Aga ma usun, et on ülioluline, et me mõistaksime, mis on see põhjus löömise või ka teistsuguse agressiivse käitumise taga.